Minu jagu on juba käes, nüüd võtavad Indreku jaole. No, miks magnet läks kaasas? Ma ei saa aru, kas need on nagu kvaliteetsed. Tunduvad siuksed mitte väga kvaliteetse nagu pinnakattega või kuidagi. Ei ole päris see nagu, mida ma tahaks või noh. Päris sellised. Aga võta siis. Seda magnet on ju kinni takkab. Näe vaata, kui suur kapsel. Need suured jaa, aga sellised on liiga väiksed. Miks ma 6 eurot? Mul rahast ei olegi kahju. Mõtled, kui asju osta pead. Mul ei ole nagu rahast. Ei no see ongi see küsimus, et kui kellegi midagi on olemas, kui keegi küsib, see ongi see. See on nagu naiste rahvast, et kui aega valid kahtustada. Kahtame kuskilgi ära, isegi kaamera ei jõudnud käima minna. Jaa, ma tahaks nagu erinevaid, siin on kõik. On ikka korralik ohver. Ma arvan, et need... Mul sellepärast üksteist kohtadest väga osta ei meeldi vaata. No tema on nagu, tahate aru tagasi, annab kõik raha välja pressida. Nagu kärpsed on ümber ringi, kõik Indreku ümber. Tal võtab valikud hästi kaua aega. I can share all my friends. We go to school tomorrow. Thank you. Nad ise ka naersid Indreku üle, et maksis 500 kohalikku 3 käeketti üle. Nad ise ka naersid, mõnitsid, ütlesid omavahel rääkisid ja tulevad järgi. Aga noh, Indrek on meil... Ilusad need võrud selles mõttes, et ma oleks maksnud küll nii palju nende eest. Indrek on... Eest ise rahul oled. Indrek on hella südamega inimene, et ostaks kõigilt ära. Indrek oli nii lahke ja jagas neile lahkelt raha, siis ma mõtlesin, et mina ka oma metallpessosed jagan neile kõik laiali. Et vaatan, kuidas nad sellesse suhtuvad. Mul oli metallpessoseid umbes 200 pesso ulatuses. Vaata Indrek, nagu ma praegu sulle näitasin, et inimesel, kellel ei ole nagu tegelikult raha nälga, sul on raha nälga, sa võtad need pesosed ja need ka vastu, nägid osad solvusid selle peale, et umbes nii väiksed väiksid. Siis kui nägid, et juba 20 pesosed hakkavad välja tulema, siis anna mulle 20. Ma meelega ei andnud neile sellepärast, et noh, ma andsin neile, kes olid rahulikud ja saad aru. Aga tegelikult see tähendab seda, et neil ei ole kellegi raha nälga. No ei ole, see on nagu nende töö, et nad käivad ja kirjavad tegelikult raha andvad. No vastu, aga ma seda lihtsalt tahtsingi lihtsalt näidata selles olukorras. Välja saanud ja nüüd tuleb siis umbes 4 tundi sõitu siis Oslofi. Vahepeal, kui me näeme mõnda ilusat randa või midagi, siis teeme vahepeal peatuse või mingi söögipeatuse, aga no miinimum siuke 4 tundi. Et pikk see tee on? 113 kilomeetrit. 113 kilomeetrit jah, ja seda sõidab 4 tundi. No, tegelikult ametlik aeg näitab see 3 tundi mingi 3,5 tundi umbes, aga noh, siin need asjad ei liigu nii nagu peaks. See ei ole siin nii nagu, et kui sa lähed Tartusse Indrekule külla, Saibusaare pikkus on sama, mis Tartust Tallinnasse, et sõidad 1,5 tundi. Siin sõidad seda, ma arvan, täispikkust, ma arvan, 8 tundi kindlasti, on ju? Ma arvan küll, jah. Et siin meie rida peaks pöörama, et üleval on see kolmnurk näitab pöörderida, siis tegelikult meil jääb otse. Vasakpoolne rida ainult pöörab. Aga see nool on keset seda rada. Ma algselt hoidsin kogu aeg paremale, mõtlesin, et see on pöörderida, aga tegelikult tuleb välja, et see ei ole pöörderida. Kristjan hakkab kohe vett ostma, siis vaatame, palju ta nende eest välja käib. Kristjan, küsi, palju vesi maksab? Ma ei viitsi hakata taga jaurama. Küsi. Hiljem siis, kui Janu suuremaks läheb pealt, siis ma ei viitsi. Huvitav oleks teada. No 100 pessot, ma ütlen sulle. Sinul on 500, nii nagu ennem teise koha peal, siis naerdakse välja, et 3 käevõru, üks läheb sosistab teisele tüdrukule. Ta ostis 3 käevõru 500 eest. No ja sellepärast need kõik jooksid ka nagu kärbsed tema juurde.
vastupidi, nad vaatasid, et kui hea kaupleja ma olen, muidu mõned maksavad tonni. No vot. Seda ma vaevalt usun. Nii, operaator käis rohtu ostmas. Dolfenaal. Ja. Mingisugune valuvaigistus. Gilbertil on hambavalu. Aga juba võttis rohu ära ja juba naeratab. Et väga head droogid tunduvad siin. väga head droogsid, jah.